Aitäh, härra istungi juhataja, head kolleegid, rõõm teid nii suurel hulgal siin näha. Ma olen nii selle eelnõu teemal kui energeetika teemadel siin päris palju rääkinud, mõtlesin, et lühidalt mõne asja markeerin ära. Kõigepealt seda, et kui me tegeleksime Eestis mõistliku energeetikapoliitikaga, siis me selle eelnõuga ei peaks tegelema. Kõik see, millega siin tegeletakse, kõik need reservvõimsused, sagedusturg, võrgu ettearendamine selleks, et sinna saaks siis juhuenergia tootmisvõimsusi ühendada või siis Eleringile trahvi maksmise kohustuse sätestamine juhuks, kui ta ei saa teatud tootmisvõimsusi võrku lisada. Siin kolleegid ja ametnikud on püüdnud öelda, et tegelikult riski, et sealt mingid kulud tekivad, meil ei ole. Ma siin Eleringi arvutustele ja analüüsidele liialt ei tugineks, et neil on olnud ka analüüse selles osas, et kui palju see sagedus- ja reservvõimsuste hoidmine maksta võiks, ja need on juba esimestel kuudel vastu taevast lennanud. Kui meil, ja mulle tundub, et jätkuvalt koalitsioonipoliitikud, lisaks ka sotsid ja ametnikkond elavad selles maailmas, et see 100% taastuvatest allikatest elektri tootmise kohustus, mis meil seaduses on, et nad kavatsevad seda seadust täita, siis sellisel juhul me peame 3–4-kordselt üle investeerima võimsustesse, et siis statistiliselt see Eesti tarbimise maht täis saada, kusjuures nädal või 2 tagasi ametnikud väljendasid jätkuvalt seda unistust, kuidas Eesti elektritarbimine kasvab praeguse, 8,3 teravatt-tunni pealt ikkagi sinna 15 teravatt-tunni peale. Nad küll ei suutnud põhjendada, et kust nad seda kasvu näevad. Sellisel juhul küll need situatsioonid meil tekivad, kus tuulest või päikesest energiatootjatele tuleb öelda, et me ei lase teid võrku, sest et elektrit on liiga palju. Ja mängida seda välja justkui, et me teeme seda selleks, et siis Eleringil on valik, kas arendada võrku või maksta trahvi. See juba läheb päris naljakaks, et siis kellelgi laseme ehitada pargi, usutakse, et ta ehitabki, loomulikult keegi ei ehita, ja siis Elering veel valib, et kas ta võrgu viib sinna või ei vii. Nii et määramatust tuleb juurde. Reformierakond püüab ennast siin esitleda, kui et see seaduseelnõu on nüüd suur põlevkivi elektri tootmise kaitse eelnõu, et seda see ka kindlasti ei ole. Mina ütleks, et tegeleme Eestis juhitavate võimsuste arendamisega, seda on öelnud kõik eksperdid, et selles kohas on meil mure. Võtame selle esimeseks prioriteediks, tegeleme sellega. Ja mina tegelikult olen jätkuvalt arvamusel, et kui me juhitavaid võimsusi piisavalt paneme, siis sinna kõrvale meil neid juhitamatuid vaja ei ole. Vastupidine valem ei kehti. Kui sa juhitamatuid paned, siis sinna sa pead juhitavad kõrvale tegema, muidu ei ole nii, et kogu aeg saab lülitist lambi põlema panna. Nii et ma kutsun üles hääletama vastu sellele eelnõule. Lisaks veel värske uudis Lätist. Läti just teatas, et riigimaadel tuuleparkide arendamine peatatakse. On astunud mõistliku sammu lätlased, nii et proovime ka meie arukamaid otsuseid teha. Aitäh! Tänan väga teid!